Laulasmaa võtab enda alla rohkem kui poole Lohusalu poolsaare pindalast. Lohusalu poolsaart ümbritsevad lahed, omapärane männimets ja kaunid liivarannad on teinud sellest paigast hinnatud puhke- ja elukoha. Laulasmaa on olnud eelmise sajandi teisel poolel inspiratsiooni allikaks paljudele siin puhanud heliloojatele, kunstnikele ja kirjanikele. Laulasmaa piirneb põhjas Lohusalu, lõunas Kloogaranna, idas Käesalu ja kirdes Meremõisaga. Laulasmaad on mainitud esmakordselt vanadel rootsiaegsetel kaartidel kohanime Laulasmäe all. Oma nime on saanud Laulasmaa just nagu laulva rannaliiva järgi. Rannaliival kõndides võivad saata vahel samme omapärased madalad helid. 19. sajandi lõpukümnenditel oli saanud suvitamises suur mood ja seda ihaldasid kõik, kellel oli selleks võimalusi. Laulasmaal hakkasid ehitama häärpäreid jõukad maaomanikud ja nendelt ostetud maadele ärimehed. Laulasmaa oli 20. sajandi algul supelsakste hinnatud väljasõidukoht ja tuntud suvituskohana alates 1920. aastatest. Autot mitte omavad suvitajad saabusid rongiga Klooga jaama. Rongi saabumise ajaks jaama sõitnud autobussid vedasid suvitajaid Klooga randa ja Laulasmaale. Liinipidajaks oli omanik juht Julius Hausmann 2 väikese Ford T bussiga. Laulasmaa Rüütli mõis rajati 18. sajandi teisel poolel. Mõis oli ühekordne puidust selline piklik hoone, keskel oli koridor ja vasakult paremal olid siis nagu toad ja vastu seda kallast oli siis selline puitveranda. Paljude tubadega hoones elas suvel vahel isegi 10 suvitajate perekonda. Aastatel 1967–69 rajati mõisahoone kohale Tallinna kaubandusvalitsuse töötajate puhkekodu. Veel 2022. aastal olid säilinud mõisa peahoone paekivist vundamendid. Mõisa territooriumil on säilinud ka osa lauda kivimüürist. Alates 1813. aastast tegutses Laulasmaa mõisas kümbrusmaja, mis oli üks vanematest omataoliste seas. Kümbrusmajast on säilinud vaid osa paekivi vundamendist. 2 korruseline ranna poolt oli ta 2 korrus, siit poolt nagu 1 korrus selline maja ja merevesi toodi siis puidust niisuguste torude kaudu või rennide kaudu. Sinna soojendati üles ja siis siin tehti vanne. Mööda kaldapealset mõisaalleed kulges veel 1960. aastatel maantee, mille liikusid veoautod ja liinibussid. 4–5 meetri laiusel teel oli sõidukitel teineteisest möödumine keeruline ja kohati ohtlik. Vana mõisaallee ja maantee on säilinud kohati endises laiuses, osad aga jäänud kitsaks ja võssa kasvamas. Mõisa teenijate maja kohale ehitas Keila autobaas 1977. aastal oma töötajatel puhkekeskuse. Endises puhkekeskuses on tegutsenud mitukümmend aastat loominguline noortelaager. Laulasmaa ja Kloogaranna piiril asub Kõltsu mõis. Mõisa härraste maja valmis 1891. aastal. Nõukogude ajal asus mõisahoones ja mõisapargi territooriumil Klooga esimene pioneerilaager. Mõisaproua Benedikte von Üksküll rajas omal ajal suurejoonelise pargi koos iluaiaga. Möödunud sajandi esimesel poolel tegutses mõisas pansion, mida kasutasid peamiselt saksa rahvusest puhkajad. Mõisapargi teerajad viivad üle kaarsildade ning ümber väikese Rannajärve mereranda.
Algsel kujul taastatud mõisahoone ja park avati külastajatele 2010. aastal. Parki rajati ka väike kontserdilava, kus toimuvad suviti kontserdid. Rannajärvede ja laguunide juures laiuvad mererannal suured alad kurtlehelise kibuvitsa ehk rannaroosi põõsastega. Rannaroos võib kasvada muude taimede poolt põlatud kohas, ka kuival ning kuumal rannaliival. Laulasmaa ja Kloogaranna vahel asuvad laguunid, mida eraldavad merest luitevallid ja toidavad põhja ning pinnaveed. Laulasmaa spaast Kloogaranna poole jääv rannariba kannab kunagise maaomaniku järge Rooseni ranna nime. Maantee äärest parklast viib Rooseni randa lai metsatee. Rooseni rannast Kloogaranna poole on kitsal rannaribal nii kasvavaid kui ka mere poolt võetud puid. Kloogaranna poole jääv mererand pakub suurepäraseid võimalusi lohesurfaritele. Harrastuse tarvis on sobiv 0,5 kilomeetri pikkune mererand Laulasmaa ja Kloogaranna vahel. Rannas on tegutsenud juba aastaid Laulasmaa surfiklubi. Sobivate tuulte korral on lahel 10 lohesurfareid. – 2016. aasta oktoobris võis näha Laulasmaal, Loosarus ja Kloogarannas erakordset vaatepilti. Tugevate ja püsivate idatuulte tõttu langes veetase Läänemeres ligi 60 centimeetrit allapoole Kroonlinna nulli. Meri taandus tavapärasest veepiirist kohati rohkem kui 100 meetrit. Lohusalu rannas jäid kuivale paadid ja purjekad. Kõltsu mõisast Laulasmaa keskuse poole asub endine sidetöötajate puhkekompleks. Alates 2003. aastast pakutakse siin majutust eraisikutele ja võimalust firma ürituste korraldamiseks. Maju ja suvilaid hakati Laulasmaale ehitama eelmise sajandi algul. Kirschbaumi pansionaadi talve- ja suvemaja olid 1930. aastatel populaarsed ärimeeste ja haritaskonna seas. Talvemaja on taastatud ja selles tegutses kuni Laulasmaa uue kooli avamiseni lasteaed. Majaperenaine üüris suvitajatele välja ka toad talvemajast. Suurem suvemaja on jäänud ajahamba pureda. Laulasmaa bussipeatuse juures asub kunagine Rebassovi pagari- ja kondiitriäri. 1930. aastate algul asutati talumajast ümber ehitatud majja pagariäri koos kaupluse ja kohvikuga. Kunagi laulasmaalaste seas hinnatud pagariäri ja kohvikumaja on taastatud. Kunagise Aule villa vundamendile ehitati 1950. aastate algul Laulasmaa puhkekoduhoone. Puhkekodu tegutses alates 1955. aastast ainult suvel. Puhkekodus olid lisaks sööklale kohvik, tantsusaal ja kino. Juba 52. aastal alustati ettevalmistustega selleks, et rajada Laulasmaale puhkekodu. Ja 56. aastal oli juba esimesed puhkajad sees ja 64. aastast oli puhkekodu juba aastaringne. Algul oli suvel maikuust kuni septembrikuuni ja 61. aastal ehitati siis see puhke ilus torniga hoone, kus siis nüüd on nagu rannaresidents, ta on seest ümber
ehitatud toad mugavaks tehtud ja selline, aga ta arhitektuurilise üldplaaniga on ikkagi sama. Alates 1964. aastast tegutses puhkekodu ametiühingute puhkekompleksina aastaringselt. 1960. aastatel ehitati juurde ainult suviseks kasutamiseks mõeldud ridamaja. aastate algul ehitati uus 5-korruseline hotellihoone. Kuni aastakümne lõpuni tegutses kompleksis Laulasmaa koolitus- ja puhkekeskus. Kompleksi ostis investor Tõnu Laak, kes nägi perspektiivi see renoveerida ja rajada spa-hotell. Puhkekeskus ehitati ümber ja 2003. aastal avati Laulasmaa spa-hotell. Omaniku ootused külastatavuse osas ei täitunud ja kompleks müüdi uutele omanikele. Hotelliketi Hestia Hotels juhtimisel sai kompleks kiiresti populaarseks. Alates 2022. aastast korraldavad spa-hotelli tegevust selle rootslastest omanikud. Siin on loodud puhkajatele erinevaid võimalusi rannapuhkuseks ning sportimiseks. Rannas tegutsev surfikool pakub purjelaua, lohe ja aerusurfi koolitusi. Hotellis on avatud restoran Vika ja selle väliterrassil kohvik Liiv. Liikudes Piki merekallast Lohusalu suunas jõuab Laulasmaa kõige suurema villani. Selleks on kivimaja, mille parun Schulman ehitas kunagi villaks. Hiljem tehtud juurdeehitised muutsid oluliselt hoone arhitektuurilist ilmet. Hoones on tegutsenud ligi pool sajandit Tallinna lastepäevakodu suvelaager. Siis kuulub Tallinna linnale ehk 57. lastepäevakodu, mis asub Männikul. Ja kui mina laps olin, siis olid need ikka terve suve läbi, olid siin lapsed 2 nädala kaupa laagris. Vahel kauemgi, aga nüüd viimased aastad on olnud nii, et tuuakse lapsed kuskil päevaks 2 või 5 päevaks ja rohkem mitte, aga alati tuuakse. Laulasmaal on kogunud loomingulist indu paljud Eesti heliloojad, kirjanikud ja kunstnikud. Inspiratsiooni on pakkunud jändrikud männid, Kibuvitsaõites rannad ja madalad lahesopid. Alla ja Andrei Silman soetasid 1920. aastatel Laulasmaale mereäärde maatüki ja ehitasid väikese maja. Pärast perenaise lahkumist jäi maja hooletusse. Silmanid alustasid suvitajatele tubade üürimist kohe pärast maja valmimist. Nõudlus üüripinna järele oli sedavõrd suur, et mõlemale poole kollast maja ehitati ruume juurde. Silmanid pakkusid loomeinimestest suvitajatele peavarju kuni 1970. aastateni. 1932. aastal valmis vana maja kõrval uus, uhkem ja suurem maja. Alumist korrust üüris 1960. aastatel kirjanik Paul Kuusberg. Kui perenaine oli sunnitud lõpuks suurema maja maha müüma, omadas selle alumise korruse Kuusberg. Pererahvas nimetas oma mereni ulatuva maavalduse ilumereks. Aastatel 1957 kuni 1970 suvitas helilooja Eino Eller Silmanite juures. Helilooja nautis ümbritseva looduse ilu ja ammutas sellest inspiratsiooni. Alates 1958. aastast veetis Lohusalu tee ääres Nurga talus 13 järjestikust suve helilooja Aarne Oit oma perega. Paaril korral veetsid siin oma suvepuhkust ka heliloojad Jaan Rääts ja Lembit Veevo. Laulja ja kitarriõpetaja Uno Loop on elanud Laulasmaal rohkem kui pool sajandit.
alates 1963. aastast elas ta koos abikaasaga Kõltsu mõisa lähedal 1934. aastal ehitatud majas. Kirjanikud Jaan Kross ja Ellen Niit ostsid 1962. aastal kunagise riigikohtuniku Luige majast katusekorruse. Siin suvitasid nad kuni 1968. aastani. Maja alumist korrust üüris suvedel kunstnik Adamson Erik koos oma tekstiilikunstnikust abikaasa Mari Adamsoniga. Adamson Erik oli kunstnik, kes hästi palju maalis Laulasmaal, kui tavaliselt kirjanikud ja heliloojad suvel nagu suurt ei töötanud, vaid nad ammutasid endale nagu kogu seda ilu sisse, et talvel see välja tuleks. Siis kunstnikud olid seda sorti, et kui nad midagi ilusat nägid, siis nad seda ka jäädvustada kohe tahtsid. 1959. aastal ostis Laulasmaale 1930. aastatel ehitatud maja graafik Günther Reindorf. Laulasmaal vanaduspõlve veetes valmisid paljud tema rannametsa loodust kujutavad joonistused. Günther Reindorf, kelle muidugi kõige kuulsamad rannamändide joonistused on joonistatud vainu peal, aga ta on piisavalt palju joonistatud ka Laulasmaa mände. Ja tal oli siis selline komme, et ta käis ja visandas paberi peale ateljees maalistes või joonistas ta siis kõik need pliiatsi joonistused päris nii-öelda kunstitöödeks. Kunstniku hobiks oli liblikate kogumine. Tuhande 1950. aastate lõpul rajasid heliloojad Laulasmaa ja Lohusalu piiril olevasse rannametsa suvila kooperatiivi. Heliloojad hakkasid kutsuma Suvitusküla Helikülaks ja selle juurde jäävad superranda Heliküla rannaks. See koht oli juba enne kuulus, mitte Heliküla ei teinud selle kuulsaks, et siin olid vanad vundamendid, siin asusid Niidi suvilad. Niidi nimeline mees siis rajas sellised kergehitused, aga ikka fundamentide all ja siis üüriti välja neid väikseid suvilaid. Aga need sõja ajal põlesid maha kõik ja kui nad siia tulid, siis need, kellel autod olid, neil oli eesõigus valida krunte ja loomulikult nemad valisid kõik need, kus olid juba vundamendid olemas. 1961. aastal valmisid esimesed ühekorruselised majakesed, kus võis elada vara kevadest hilissügiseni. Helikülas omas suvilat ka helilooja Ester Mägi. Need algul ehitati puidust. Need tohtisid olla ühekordsete akendega, et keegi talvel sees ei elaks. Aga kivivoodri panid nad kohe esimestel aastatel ümber ja topeltaknad ette, sest et nagu Ester Mägi ütles, et sügisel või vara kevadel oli siin nagu parem ka loominguga tegeleda. Mitmed heliloojate järeltulijad on ehitanud majad ümber stiilseteks ja kauniteks suvilateks. Männimetsa alla rajasid oma puhkeküla ka mitmed teised loomeinimesed ja teadlased. Helilooja Lepo Sumera veetis koos oma perega suved 1960. aastal vanemate rajatud suvilas. Kunstnik Agu Pihelka suvila erines nii suuruse kui ka omanäolise arhitektuuri poolest.
tema loomingus on leidnud kajastamist Laulasmaa ja Lohusalu rannamaastikud ning Lohusalu sadam ja kalurite elu. – 1967. aastal rajasid Helikülasse oma suvila kooperatiiviga kirjanikud. Paul Kuusberg, kes seal Elleri kõrval majas suvitas ja hiljem selle poole maja omanik oli Kirjanike Liidu esimees ja tema eestvõttel siis nagu otsustati seda, et tehakse siis selline ridasuvila või ridaelamu kirjanikele. Kirjanike suvilad ehitati 9 suvilaboksist koosneva ridaelamuna. Hiljem ehitasid kirjanikud oma suvilaboksidele teise korruse. Arvo Pärdi keskuse rajas helilooja perekond Laulasmaale 2010. aastal. Arvo Pärdi elutöö uurijad alustasid tööd arhiiviks kohandatud elumajas, millele helilooja andis nimeks Alina. Arvo Pärdi arhiiv Berliinist ära toodi. Siis see toodi kõigepealt siia. Arvo Pärt oli ostnud selle kinnistu, need 2 hoonet ja algul siis nende keskus ja arhiiv tegutses siis siin. Uus Arvo Pärdi keskus rajati Eesti riigi poolt vahetult vana keskuse kõrvale. Keskus on huvitava arhitektuuri lahendusega loodusega sulanduv hoone. Uus keskus avas külastajatele uksed 17. oktoobril 2018. aastal. Helilooja soovil rajati keskuse külastajatele torn, kust avaneb vaade nii Lahepere kui ka Lohusalu lahele. Torn, mis oli Arvo Pärdi soov, kui see lähteülesanne tehti, siis ta ütles, et sellel keskusel peab olema torn, kus näeb nii Lohusalu lahte kui Lahepere lahte. Päevavalgus teeb valgeks ka siseruumid ja õhtul jälle seest tuleb nii-öelda kunstvalgus ka kogu ümbruse ilusaks. Arvo Pärdi teabe- ja muusikakeskus on loominguline kohtumispaik kõigile, kes tunnevad huvi tema muusika ja mõttemaailma vastu. Arhiivimaterjali hulka kuuluvad tuhanded fotod, salvestused helikandjatel ning kirjavahetus teoste tellijate, kirjastajate ja muusikutega. Raamatukogu pakub võimalust tutvuda teoloogia, muusika ja kunstialase kirjandusega. 150 istekohaga kammersaal on hea akustikaga esinemiskoht kammeransamblitele ja kammerkooridele. Esimene kool Laulasmaal tegutses aastatel 1953 kuni 1975 varasemalt arhitekt Egon Adamsile kuulunud majas. 1938. aastal valminud maja on säilinud suures osas esialgsel kujul. Laulasmaa algkoolis õppis keskmiselt 10 õpilast. Suvilate ehitamine Laulasmaal hoogustus 1930. ja jätkus 1960. aastatel. 1960. algul hakati asutustes ja ettevõtetes eraldama töötajatele maatükke aiamajade ehitamiseks. Väikesed majad valmisid tüüpprojektide järgi, kus aiamaja pindala oli piiratud kõigest paarikümne ruutmeetriga. 1966. aastal eraldati Laulasmaal Tornimäe bussipeatuse lähedal esimesed krundid aiamajade ehitamiseks ja aedade rajamiseks. Aianduskrunte oli esimeses 5 aianduskooperatiivis kokku ligi 400. Laulasmaa suvituslinnak rajati suuremalt jaolt 70. ja 80. aastatel ühismajandi kasutuses olnud looduslikele heinamaadele.
intensiivne kruntide jaotamine, suvilate ehitamine ja aedade rajamine leidis aset 1980. aastatel. Aastate jooksul on rajatud Laulasmaale rohkem kui 2000 suvilat, millest ligi neljandik on ehitatud ümber aastaringseks elamiseks. Üheksakümnendate aastate teisel poolel rajati 2 tenniseväljakuga paar pubi Rexet, mis on olnud avatud aastaringselt rohkem kui 2 aastakümmet. Tenniseväljakud on olnud tenniseharrastajate seas populaarsed algusest peale. Suvitajate ja püsieranike seas on saanud populaarseks 2015. aastal avatud kohvik Ott ja Matilda. Koduses ja hubases kogu pere söögikohas pakutakse lihtsaid ning maitsvaid roogasid. Ka külastajate lastele on püütud leida sobivaid tegevusi. Laulasmaa kool avati lasteaed põhikoolina 1. septembril 2006. aastal. Tänu uuele koolile ja lasteaiale on rajanud Laulasmaale oma kodu paljud noored pered. – 2020. aasta sügisel valmisid juurde ehitistena raamatukogu, spordihoone ja lasteaia moodulmaja. – 2012. aastal valmis Laulasmaa külaseltsi eestvedamisel spordiväljak. – 2013. aastal avas uksed kohvik Kahvel 2-le. 2015. aastal sai söögikohast kohvik Lille ja 2018. aastal kohvik Günther. Enne kogukonnamajana tegutsema hakkamist pakkus siin toitlustusteenuseid Laulasmaa Lounge. – 2014. aastal avas Laulasmaal kaupluse Go-Market. Uus lähikauplus sai Laulasmaa elanike ja suvitajate seas kohe populaarseks. 2020. aasta sügisel alustas siin tegevust Selveri väikekaupluste keti kauplus Selver ABC. Kaupluste keti Meie kauplus ja Peetri pitsa pitsakohvik alustasid klientide teenindamist 2022. aasta kevadel. 2014. aasta 12. juulil toimunud suvelaat oli meeldejääv nii suure külastajate ja müüjate arvu kui ka meelelahutuste poolest. Tänu kohaliku omavalitsuse ja riske võtnud ettevõtjate panustamisele on arendatud Laulasmaal välja nüüdisaegne külakeskus.